Karoliin Illenseri fond on pühendanud oma tegevuse laste hariduse toetamisele. Ent see pole kõik. Lisaks on fondist kujunenud kogukond, mis pakub tuge ja ühtsustunnet. Igal aastal toimuvad heategevuslik õhtusöök fondi patrooni vabariigi presidendiga, kontsertlaulud sõdurile, perepäevad ja muud ühised ettevõtmised. Ühel sellisel õhtusöögil jagas oma lugu Egne Lii. Kui minna ajas tagasi, siis 2011 aasta oli meie pere jaoks pöördeline. Sellel aastal hukkus minu isa. Mäletan seda päeva selgelt. See algas juba valusalt. Olin etluskonkursil, mis läks täiesti aia taha. Sel päeval tundsin end halvasti ja ebakindlalt. Ja siis juhtus see õnnetus. Pärast isa surma muutus kõik. Mul oli väike vend, kes oli tollal vaid 2-aastane ja ema, kes oli ise rasketes vigastustes. Ma olin 9. Nii võtsin enda peale palju rolle, mis ühe 9-aastase õlul olema ei peaks. Samas muutusid ka inimesed meie ümber. Paljud ei osanud meiega suhelda. Mõni ei teadnud, mida öelda, mõni ei öelnudki enam midagi. Aga muutus oli ka häid. Näiteks meie koolis muudeti isadepäev perepäevaks. See andis võimaluse siiski tähistada seda päeva, olgugi teisel moel. Ma ei oska öelda, millal täpselt Karoliin Illenseri fond meie ellu tuli. Olin siis veel väike ja teadsin rahaasjadest täpselt nii palju, et sai kommipoes käia. Aga hiljem olen mõistnud, kui suur mõju sellel toel tegelikult oli. Fond toetas mind minu hobides. Iga kooliaasta alguses. Võimaldus mul osta endale kaua ihaldatud seljakoti või need õiged sisejalanud. Ja mis peamine, ilma ülikooli toetuseta oleks mu tänane teekond olnud märksa keerulisem. Ülikooli valik oli lihtne. Isa ütles enne oma surma, et meie peres peab olema vähemalt üks vormikandja. Kui teda enam ei olnud, sai mulle selgeks. Mina pean selleks saama. Valisin kooliks Sisekaitseakadeemia ja politseiteenistuse. Tõtt öelda ei kandideerinudki mujale. 3 aastat kestnud õpinguid olid intensiivsed ja stressirohked. Aga fondi stipendium võimaldus mul keskenduda õppele. Tänu sellele olen täna seal, kus olen. Töötan piirkonna politseinikuna. Teen seda, mida armastan ja kannan seda vormi, millest isaga kord rääkisime. See fond toimib ainult tänu eraannetustele ning suurimateks toetussündmusteks ongi just seesama heategevuslik õhtusöök ning laulud sõdurile kontsert. On suur rõõm näha, et üha enam ettevõtteid valib jõulupakkide asemel annetuse fondile ning jagab seda teadmist enda töötajate ja koostööpartneritega. Siinkohal soovin kogu fondi kogukonna nimel südamest tänada kõiki toetajaid. Teie toetus, olgu suur või väike, on olnud hindamatu abi selleks, et meie, noored, saaksime keskenduda õppimisele ja tuleviku ehitamisele.